Väga tugev emotsioon on see, kui me mis öö, päike paistis, kella 4 aeg hakati raha välja vedama. Siin hoovi peal oli niisugused veoautod ja siis niisugused higised maikades tursked mehed loopsid rahakotte autode peal. Et see oli sürrealistlik pilt, eks ole, et nagu filmis mingi pangarööv. Et meie, eks ole, elades Tartus, siis vahetasime Tartus seda raha. Meil oli see näiteks Tarmek, siis tookord oli veel Tarmeka selle tehase kontorihoones, see oli siis Võru ja Aardla nurga peal. Kuna sinna sees seal mingit ootamise halli ei olnud, siis need ootamise pingid olid seal õues väljapool, siis igaüks siis tuli, kui ta järg oli käes, nii-öelda nime järgi, siis inimesed seal õues vahetasid, siis muljeid tulid välja, siis näitasid seda raha. See on mulle küll eredalt meelde jäänud, et nagu ma ütlesin, need Eesti krooni olin ma ka ennem käes hoidnud, aga siis, kui selle vahetamise tulemusena sa said ikkagi oma kroonid kätte, et see oli niisugune kirjeldamatult hea ja niisugune rahulolu tekitav tunne. Kõik oli seotud niisuguse väga sootsa pinnasega ja see pinnas oli tegelikult niisugune õhustik, mis Eesti ühiskonnas tollel hetkel nagu valitsev oli. Kõik said aru, et see vabadus on ja kogu see iseseisvus on nii suur väärtus ja kõige toredam oli see, et absoluutselt kõik olid nõus panustama selle nimel. See oli selline periood, ma arvan, et see Poola endine rahandusminister Leszek Balcerowicz nimetas seda erakorralisse poliitika ajastuks, et kohe peale revolutsioone on selline aken võib-olla aasta-poolteist, kus tegelikult see normaalne kõik see huvigruppide mõjuvõim ja see nagu kaob, et on selline nagu mingisugune ühtne, kõik on väga riigimehelikud ja mõtlevad riigimehelikult. Oma rahale üleminek ikka üks, nagu ikka enamus asju tollel ajal, üks paras hullumeelne ettevõtmine, nii et ega ei olnud üldse kindel, kuidas ta läheb ja teiseks ei olnud nagu mingit vaimustust selle vastu tunda väljaspool Eestit. Siin mängis väga olulist rolli see, et me selle sama Eesti krooni kohe esimest hetkest peale me sidusime ta Saksa margaga. Ja väljapoolt vaadates see oli tegelikult see nii-öelda märgiline sündmus, et mindi üle konverteeritavale rahale, mis oli fikseeritult seotud PEG-2, eks ole, Saksa margaga ja see andis väljapoolt vaadates ja väljapoolt ka tulijale mingisuguse selguse, mis raha see nüüd ikkagi on, mis selle raha väärtus on, kui tõsiselt seda raha peab võtma. Ja see oli ka tegelikult muidugi meie märk liikumisest Euroopa suunas. Kroon lõi stabiilse, absoluutselt jäiga keskkonna. Ja kõik pidid oma ärimudeli korraldama selle järgi. See kroon oli nagu teivas, nagu ma ise kirjeldasin, et teivas tuisus, eks ole, mis seisis püsti ja kust sai kinni võtta.